Priit Adler on tuntud kui aktiivne keskkonnategelane, kes on võtnud oma südameasjaks kasvatada lastes vastutustundlikku käitumist meid ümbritseva looduse ja keskkonna suhtes. Metsamõisa on koht Tammsalu vallas, kus on suur karstiala ja kus suur osa Eesti puhtast veest alguse saab. Seal asuvad Priit Adleri vanaisa talu varemed ja metsamaad, kuhu Priit keskkonnaõpetuse tarvis keskuse rajab. Metsa all on huvitavad õpperajad, aga täna lähme vaatame, mis asi on meelteaed. Oleme siin Metsakülas nüüd peaaegu et ainulaadses lõhnaaias. Miks sa seda teed? Tegemist on nüüd tõesti esmakordse juhtumiga Eestis, kus on rajatud siis taimeaed, mis on tervendava eesmärgiga rajatud. Ja eesmärgiks on siis inimese meeleorganid, see on siis nägemine, haistmine, maitsmine, kompimine ja kuulmine. Ja nende igale meeleorganile on siis mõeldud üks aiakene ja siin konkreetselt hetkel me oleme Toskaana aias. Ja loomulikult siin saavad ka edaspidi ronima siis metsviinapuud ja ka humal. Ja loomulikult on siin ka terve hulk muid taimi, mis siis pakuvad nii lõhna siis aistinguid ja kindlasti ka vaatamiseks aistinguid. No jah, ma kujutan ette, kui siin on niisugune ilus kaar ja meeldivad lõhnad, et ilmselt see avaldab oma tervistavat mõju küll. Kellele see siis mõeldud on konkreetselt? Jah, see on, Eestis on ta küll ainulaadne ja uus, aga arenenud riikides, vanemates Euroopa riikides on ta mõeldud eakatele ja loomulikult puuetega inimestele ja eeskätt inimestele, kes on siis näiteks ära unustanud oma lapsepõlve või on siis näiteks psüühikahäireid või on näiteks mingisugune puuedel. Ja loomulikult on aiatöö alati selline motoorsete liigutuste ja miks mitte ka siis koordinatsiooni harjutamiseks. Ja siin on ka teed spetsiaalselt nagu ratastooli inimeste jaoks? Jah, siin on ratastooli inimestele mõeldud, et kõik teed võimaldavad siis ratastooliga liikuda. Ja siit konkreetselt meist vasakule jääb siis lõhnaaed, kus on siis kasvamas sirelid ja ka muud taimed, mis siis pakuvad aastaringselt näiteks sellised lõhnaaistinguid. Kui palju neid taimi siin kokku on erinevaid? Oi, neid on siin ikkagi sadu. Lähme vaatame, mis kaunis muna see seal on, mis otstarve tal on? No selline muna on see, et inimesel on alati esimene soov on alati mingit läikivat asja saada oma kätte ja seda puudutada. Ja siin ongi niisugune spiraalaed, siis, kus siis see teekond on niisugune, see tõesti kuul on neist kaugel kuskil 3 meetrit, aga kui selle raja läbi kõnnid, siis on 20 meetrit kõnnitud. Ja inimesel on siis sellel aega siis ka tegeleda nende taimedega ehk roosidega. Siin on 56 roosi ja tõesti neid on siis 17 erinevat sorti siin. Ja selle kollektsiooni pani kokku Rein Joost, kes on Eestimaal hästi tuntud roosikasvataja ja siis ta minu niisuguste algaja aedniku ja külmakindlusega on nagu arvestanud selle juures. Nüüd me jõudsime siia kauni kuuli juurde. Et see kuul on tõesti nüüd jah, selline metallne ja peab tekitama inimeses nagu huvi seda siis katsuma tulla ja kindlasti ka siin väike ring teha ja siis, kui on juba kõik ära katsutud ja ära nähtud, siis saab enne järgmist aeda. See käib ringi ka veel? Jah, seda siin lapsed keerutavad päris tihti ja ta on hästi popp, et... Ta on päris ilus, jah. No nii, vaatame aeda edasi. Me peame kõik selle tagasi jälle kõndima. Kui selle aia läbi kõnnid, siis oled juba oma kõndimise päevase vajaduse juba kätte saanud. Siin on meil näiteks nüüd selline terrassiaed. Et loomulikult siin inimesed, kes siia tulevad, on siis loomulikult peavad siin siis tundma lõhnaaistinguid ja loomulikult ka saama siis vaateelamuse. Ja selle terrassiaia juures on väga paljud inimesed avaldanud soovi, et kus siin süüa saab, kus saaks kohvi juua. Et ilmselt me saame siis ka edaspidi teenust pakkuda nendele inimestele, kes siis ei ole ka rehabilitatsiooni eesmärgil tulnud, vaid lihtsalt tulnud siis puhkama. Siin on meil niisugune kõrreliste aed ja siin on ka tuulekell ja see on siis selline kõrvakuulmisele ja muusikainimestele pakub sellist elamust. Ja julgen ütelda, et see on Eestis esimese muutuva spiraaliga tuulekell, mis siis tegelikult metallimeestele pakkus ka päris tõsist sellist väljakutset, sest tänapäeval on olemas ka seadmed, millega saab teha selliseid spiraale, aga muutuva spiraali jaoks on vaja teha niisugune üks TVG joonis ja ei ole inimest, kes oleks suutnud seda joonist teha, et see oli niisugune päris tõsine väljakutse.
selle kuulmise juures on nagu see, et inimene hakkab edaspidi kuulama looduses hääli ja kindlasti hakkab ta ka sellest targemaks saama, sest kui inimene saab 90% informatsiooni kuulmisest, siis paneb ta ka tema mõtted tööle teistmoodi ja kui ta siin näiteks hakkab muusikalugu mängima, siis tal tulevad hoopis mingid muud mõtted. Ja nagu juba öeldud, et psüühikahaiged näiteks või psüühikahäiretega inimestel ei ole ka teinekord midagi muud vaja, kui lihtsalt mõnikord lihtsalt omaette olla ja naudingut või mingisugust aistingut saada ja sellest saab mingisuguse inspiratsiooni ja tulebki sellest jälle töövõime tagasi. Nii et musikaalne täitsa kuulmine on olemas ja miks mitte ka näiteks mingit lugu mängida siin. Tuul mängib ise oma lugu siin tihtipeale. Tuul mängib tõesti ise lugu ja ka siis saab ka niimoodi niisugust kolinat teha. Ja muidugi, kes on huvitatud, siis näiteks meie meelteaias külastamast ja kindlasti siin käimast on oodatud siis ei kuskile muule kui Metsamõisa Järsi külla ja me paikneme siis Tammsalu vallas